nii või? On fancy pants. Mingi linn. Mingi linn on jah? Dubrovnik on selle linna nimi. Ja. Kusjuures ülejalt poolt tundub väike linn, aga jõuad tänavatele, siis on korralik labürint. Ja ikka selline, mitmeleveline. Me eile eksisime meie 3 korda ja vist. seal on päris lõbus, lähed kuskile alla ja siis vahepeal jälle ülesse, nagu mitu korrast on. No ja siis siin ta ikkagi tundub nagu ühetasandiline. Ja, aga vaatame Jüri. Aga kui me, vaata kus me läksime siis eile? Sealt. Kuskilt sealt. Kuskilt siit. Jah. Ja siis me läksime kõigepealt nagu räigelt palju alla. Ja siis pärast pidi hästi palju üles tulema. Sportiivni teen, ehk siis korralik, jah? Ja. Jah, aga me nüüd pole, täna on 10. päev, jah? 10. Täna on 10. Kui sa nüüd ütled, jah? Ja täna me puhkasime. Ja. Või okei, Kelly tegi poolpäevast videot valmis. Lennart puhkas. Aga puhkasime. Ja 3 päeva reelsid läksid just enne ülesse. Sest et ma ei suutnud neid ühte reelsi ära panna, sest et see 1 päev oli nii paljude videotega. Et see tuli mingi 6 mintsa vist kokku. Ja. No esimene päev oligi, me saime need Horvaatia vaateid ikka veel jätkuvalt. See oli see nii-öelda see Horvaatia jätk. Samal päeval oli see kruusalõik. See kruusalõik. See kruusalõik oli selle, ütleme nii, et see ei olnud isegi kruusalõik, see oli kivilõik. See oli päris hirmus tee tegelikult. Ma nagu ei soovita väga minna sinna. Ei, täislastis ja mingisugune 250 kilo adventure rattaga ei soovita. Et seal ikka on dual sport ja selline 150 kilo on nagu mõistlik, et see oli liiga raske. Mingite crossikatega, enduro ratastega vennad tulid vastu ja vaatasid meid sellise näoga mingi lollakad olete pääst. Ma ei tea, kas nad pöörasid ringi siis või... Äkki nad tulid teiselt poolt? Võib-olla, aga igatahes seal oli üks mõnus tõus, kus kohas oli kohe näha, et vesi oli oma töö teinud, ehk siis vihmajoad olid sisse tekkinud nii-öelda teesse. Sõna otseses mõttes oli vihm selle nagu tee nagu kraavid tekitanud keset teed. Ja no sügavad. Ja sügavad et kui sa juba mingi esirattaga sinna kuskile sisse lendasid, siis oli nagu okei, selge, Lennart tegi vea. Ja siis pidid rabelema sealt, et selle välja saada ja ütleme niimoodi, et sporti nõudev tegevus. See oli jah päris nagu mõlemalt, ma ütleks väga palju nõudev. Ja ma viitsin vaata kohvri ikka küljest ära võtta, et võib-olla oleks natuke kergem olnud, aga siis oleks pidanud keegi neid järgi tassima ja aga ma ei tahtnud seda kormust panna enda kallile abikaasale. Ühesõnaga, see oli päris põnev. See vaade ei olnud seda väärt. Ei. Lõbus tee. Väga nagu mõnus challenge jälle välja kutsuv, ütleme järgmine kogemus meile mõlemale. Vaade kohe kindlasti on selle väärt. Ehk siis me oleme Horvaatias saanud rannikuvaateid, me oleme mägede vaateid saanud ja see ei olnud kumbki. No ja seal oli ikkagi nagu mäge selle mõttes ei olnud. Ta küll oli üpris kõrge. Nagu künka mõttes ta oli üpris kõrge, ta oli pea kilomeeter. Üle ei olnud? Ei, 982 oli, mis iganes kõige kõrgem. Kuskilt üles näeb. Aga ta nagu selles mõttes seal ei olnud väga mingit vaadet. Et kui me oleme postitanud siin erinevaid nagu vaateid, siis seal nagu seda vau-efekti ei olnud. Aga samas nagu palju mõistlikum oli see, mida me tegime sellest järgmisel päeval. Sveti juure. Mis oli nagu väga toreda teega. Seal olid hobused, seal oli mäge, seal oli natukene jahedamat õhku, sest 34-kraadine päev oli. Ja seal oli nagu tore sõita, okei, ta oli piletiga. Ja ei olnud odapilet. Ütleme ausalt, kui Crossglockner maksab ka 30-35. Jah, per sõiduk. Ja siis seal oli per face 15. Jah, aga seal oli siis vahepeal see Skywalk ka, mis oli nagu kalju äärest sai üle kõndida. Süke 8,5 meetrit, süke hobusrauakujuline sillakene või mis iganes teekene oli sinna tehtud, mis oli Lennartile ka päris põnev. Mind väga ei kõigutanud. Ja see on, mul lihtsalt tekib jälle alati mõttes see loll teema, et
et teades, et keegi peab ju seda ehitama ja keegi peab seda hooldama ja keegi võib-olla ei saa nii palju palka, kui ta võiks saada, siis keerab seda mutrikest natukene vähem, kui võiks keerata, ehk siis see ei ole kõige usaldusväärsem ja mina usaldan enda elu seal peal, no see ei tööta nii. Ja noh, loomulikult ma kardan kõrgus ka, et see on nagu... Aga seal oli rahvast suht palju sel hetkel, kui me seal käisime. Täitsa lõbus oli ja selles mõttes oli näha, et ma ei olnud ainukene, kes kõrgus kardab, et seal oli teisigi neid reilingu kalistajaid ja noh, eks sai ületus tehtud, et sai mõned pildid ka tehtud seal ja see on selle väärt selles mõttes, et ütlen ausalt, seal nii vaade eemale kui ka alla on väärt seda. Ja pildid, mõned jõudsid storidesse ka, et kes jälgib meie Instagrami storisid, siis sinna said ka mõned pildid videod. Ja siis seda peab kindlasti mainima, et Sveti juures sinna Skywalkini on täiesti okei autotee, aga pärast seda ma autoga pigem ei soovitaks. Ja selles mõttes sealt edasi oli väga tore tee, kus olidki siis need hobused ja kõik need piknikuplatsikesed ja üles sai minna, seal oli siis praegu, ma arvan, et see oli mingisugune ilma ja mingisugune mingi asi, kuhu ligi... Radar, jah, mis iganes see võis olla, jah. Ligi otseselt ei saanud, selles mõttes, et oli ikka kaiaga ümbritsetud, aga seal oli parkla, väga ilus vaade, taga oli, sa käisid vaatamas mingisugune kabel kirikukene. Ja Kelly alguses pakkus ka, et miks üldse sellised kohad nagu tehakse on enam-vähem, et me oleme Jumalale lähemalt. Ja päriselt ongi nii. Ehk siis seal ongi sõna otseses mõttes, tõenäoliselt minnakse sinna palverännakule, et olla Jumalale lähemalt. Sest et see oli ikkagi linnast nagu päris kaugel või nagu ka sellest maanteest siis nii-öelda. Aga sinna edasi jah, sellest Skywalkist läks üsna kitsas tee. Asfalt ma ei ütleks, et oli nagu halva kvaliteediga. Väga hea oli. Ta oli küll vanem asfalt, selles mõttes, et seal olid oma nagu eripärad, aga ta jah, oli hästi kitsas, et kui ikkagi autod tulid vastu või jalgratturid või mis iganes, et seal pidi nagu väga aktiivselt jälgima, pimedad kurvid. Üsna vähe oli reilinguid, selles mõttes, et see ka nagu selles mõttes üsna põnev, et kui sul tulebki keegi vastu, sa vaatad mingi üle kilomeetriselt mäest alla, ühtegi piiri sul seal ees ei ole, et siis peab nagu hästi aktiivselt Rattal olid väga ilusad vaated. Ja rattal on vaata see eelis, et sa näed ju sõna otseses mõttes, kuhu sul esiratas läheb. Autol sa ei näe, sest et siis peabki olema see nii-öelda nagu gabariidide tunnetus peab olema ülihea. Et kes iganes sinna sõitma läheb, siis pead oskama kõrvale võtta, kui vastu tuleb auto. No ja seal ikkagi selles mõttes, kui kaks autot said omavahel kokku, siis üks pidi tagurdama nagu parkimiskohta või seal olid need nii-öelda taskud, aga need olid suht harva, et siis pidi tagurdama. Ja siis me jõudsime Mostarisse õhtul. Jah, siis jõudsime Mostari. Ehk siis Bosnia poolele. Meil oli seal valitud väga tore majutus selles osas, et kõik minust seal nagu toast oli bookingus suht vähe pilte. Enamik pildid olidki siis sellest nagu sisehoovist või ta oli nagu seina taga sisehoov, kus said minna korterisse sisse, suht süke pisike ja siis pildid olid selles, kuidas seal erinevad mootorrattarid pargivad. Sest et see oli hästi väike seal tänaval, kohe nagu ta oli selle teise silla kõrval, seal on nagu mitu silda linnas, teise silla kõrval ja läks nagu alla. Nii et me otsisime tükk aega seda majutust kõigepealt, kus see ma üldse ei saanud arugi, et sealt nagu mingisugune väikene tänav läheb. Et põhimõtteliselt sild läks nagu kõrgemalt, nii-öelda nagu meie jaoks teine korrus ja siis sealt silla kõrvalt läks ülipisikene tee majutuse hoovi. Ja kitsas loomulikult kõik see manööverdamine, möllamine, aga sisehoov oli mis iganes metallist värav korralikult. See oli ikkagi nagu metallist nagu uksega. Ja, et see ei olnud nagu isegi nähtav ei olnud. Ja kaamera ja kõik värgid ja kuna see majutaja oli teinud varem ka pilte sellest, kuidas need mootorrattad seal on olnud, siis tekitas usaldusväärsust. Ja kui me pärast õhtul Mostaris ringi jalutasime, siis nägime, et tegelikult päris palju oli neid kohti, kus kohas oli sõna otseses mõttes kuskil värava peal mingi mootorratta pilt ja mingi secure parking ja siis see on nagu selle linna eripära. Ja et mootorratastel on tasuta parkimine siis sellistes kohtades, sest et siin pigem on ikkagi kallis, ma ütleks, olnud mootorrattaga parkimine või nagu just see turvaline parkimine, sest seda parkimiskohta lihtsalt on nii vähe. Aga järelikult Mostari on aru saanud, majutajad on aru saanud, et seal käiakse päris palju tsiklitega, et sa pead seal pakkuma.
ja noh, secure parking ilmselgelt silme alt ära tänaval, mitte mingil juhul. aga see jah, selles mõttes oli naljakas, et meil oli siis seal sisehoovis oli 2 korrust sellel majal. Mõlemal korrusel oli korter. Meil oli siis teise korruse korter ja kui me seal korteri ukse ees seisime, siis me olime põhimõtteliselt selle sillaga nagu samal tasandil. Ehk sa nagu justkui läksid trepist üles, aga sa vaatad tänavale. Ja see oli nagu 0 korrus siis. Jah, et see oli selles mõttes jah huvitav, et seal enam ei olnud nagu peidetud olla. Mostar oli ilus. Ja väga ilus linn oli, väga kultuurirohke tundus, väga erinevate usunditega. Ja see ongi religioonidega. Just nimelt, et seal õhtul on ikkagi see palve, kuidas seda nimetatakse? No ja need, jah, ikkagi... Need poistid ja palvus, jah. Ja siis õhtul käisime ilusasti seal nii-öelda linna peal. Vanalinnas. Käisime üle selle Staari Mosti ehk siis vana silla. Seal on vaata mitu silda, ühed on väiksemad, üks on see peamine sild. Ja mis on siis ainult jalakäijate sild. Ja see peamine sild on räigelt libe. See on nii libedaks kõnnitud, et seal on ka mingisugused nii-öelda veetakistused tehtud. Et kui vihm hakkab sadama, siis vesi ei voolaks otseselt sillalt alla. Aga ma ütleks, et see on ka näiteks siin Dubrovniku eripära, et see Dubrovniku vana linn on tehtud sellest samast kivist, mis iganes kivi, mingi marmorilaadne ta siis on, et ta muutub hästi libedaks, kui seal palju kõnnitakse või ta kõnnitakse nagu siledaks. Et kui meil nagu vanalinnas on munakivi ja seal on nagu ebamugav, aga see ei muutu libedaks, ei, niimoodi mitte, siis siin see kivi ongi nagu siuke, nagu marmorilaadne ma ikkagi ütleks, et sellised hästi siledad kivid on. Aga nad on ka samas ebatasased, kuna nad on nagu vanad. Käisime õhtuks söömas seal. Hinnad, ütleme niimoodi, et teades, kui vaene tegelikult Bosnia on, siis hinnad olid krõbedad, aga Eesti mõttes ikkagi madalamad. Ja siis võib-olla Mosteri... Õlu maksis võib-olla Eesti mõistes 3 euri, et see ei ole kallis. Ja Mosteri võib-olla eripära on see ka, et seal küll on teine valuuta, mis iganes nende raha nimi oli, ma praegu peast ei mäleta. Äkki olid margid. Äkki oli margid, jah. Aga seal võetakse vastu siis ka eurosid, mis on umbes pooleks. Ehk kohalik valuuta on pool eurost. Ja euro korda 2. Ehk siis jah, 1-2. Kelly ostis seal ilusad ehted. Väga ilusad kõrvarõngad. Ja, need olidki siis mingi minimalistlik bränd, kohalik. Ja see muster siin peaks siis tähistama seda Mosteri munakivi. Ja. Ja siis enne Mosterisse jõudmist me käisime ju seal Krevitsa Waterfalli juures ka, mis piltide järgi ja siin kõikide reklaamide järgi teie ääres on ka hästi palju reklaame. Üliäge koht, kõik need kosed, mis sinna järve siis tulevad ja järves saab ujuda ja kõik ülitore. Parkimine oli päris kallis. Ma ütleks, me parkisime 2 tundi, see on Eesti mõttes ei ole kallis või Tallinna mõttes ei ole kallis. 2 tundi parkisime või 2 tunni eest maksin, oli 3 eurot ehk 6 kohalikku. Üle tunni natukene, aga jah. No ja selles 2 tunni eest pidi maksma siis parkimist. Ja siis seal oli pilet, et üldse sinna alale sisse saada, see oli kas 10 eurot inimene. Ja 20 kohalikku ehk siis 10 per face. Ehk siis sõna otseses mõttes, kui sa tahad sinna nagu terveks päevaks minna, perekonnaga lapsed olid sootsamad, lapsed äkki oli 5 euri per face. Midagi sellist, jah. Et arvesta jah, et umbes 3 euri tund parkimine, võib-olla mingisugune 2 euri tund. Jah. No seal 3 kohalikku vist, 3 kohalikku raha oli tund. Aga miks ta 2 eest? Sest me parkisime natuke üle tunnist, automaatselt arvestas nagu järgmise tunni. Vaatamisväärsust, ma võib-olla natukene, mitte skeptiline, aga kuna ma olen seal varem ka käinud ja varem ma sain seal natuke rohkem möllata, sest siis veel ei olnud turiste nii palju. Nüüd oli põhimõtteliselt see kose ala, seal on selline eraldi ala, kus kohas vesi voolab kivide peale, see oli suletud, täielikult suletud, ehk ei saanud sinna peale ronima minna, mitte midagi. Aastaid tagasi, kui ma käisin seal, siis ikkagi tegime natuke lollus ja ronisime sinna ülesse. Ma arvan, et see on selle tõttu, et see ei ole ohutu. Ehk siis, kui sulle sealt vesi kaelas ajab, siis need kivid on libedad, mingid löga täis ja võib-olla on ka kannatanutega nagu õnnetus juhtunud. Et ma arvan, see on selle pärast kinni pandud. Ja siis koha peal nagu selles mõttes,
noh, nagu kui neid pilte vaadata või neid reklaame vaadata, siis ta tundub hästi selline looduslik ja kõik on väga tore, et sa lähedki sinna ja sul on nagu mingi oaas kuskil looduses, siis seal pigem oli kõik vaba ala oli täis topitud mingeid söögikohti, kõik toimub ainult sularahas, ehk seda peab ka arvestama, sest meie mõtlesime, et meil oli nagu pangakaart kaasas, et vahet pole, paneme taskusse, saame selle kujuma minna, midagi ei juhtu. Siis kaardiga seal midagi selles mõttes teha ei olnud, et kõik kohad küsisid ainult sularaha, sai küll eurodes ka maksta. Pigem oli suht krõbeda hinnaga, ehk 0,3-sed joogid, minu arust enamik olid seal 3–4 eurot. Vahet ei ole siis, kas sa vaatasid mingit alkohoolset jooki, mingit mittealkohoolset jooki, limonaadi, vahet ei olnud väga. Et kõik olid suht sama hinnaga toiduhindasid, ma selle pilguga ei vaadanud, aga põhimõtteliselt seal oli putka otsas ja siis olid mõned nagu varjudega mingid leboalad või päevitamisalad tekitatud. Ja oli näha, et inimesed tulid sinna terveks päevaks, olid, aga samas seal oli ka ümber neid kämpinguplatse, kuhu siis nende elamutega minna või telkidega minna, et siis sul ei ole võib-olla parkimist nagu selles mõttes ka, et siis sa lähedki sinna sisse oma piletiga ja oledki terve päeva. Aga mina jätaks vahele järgmine kord. Kindlasti, ja absoluutselt täiesti 100% jääb vahele. Mitte sellepärast, et nüüd räigelt tahaks raha kokku hoida, vaid sellepärast, et see on turismilõks. Ehk siis sa saad aru sellest, et parkimist ma saan aru, et võib-olla see peabki nii kallis olema, küll tegelikult enamus parkimiskohad olid tühjad, aga võib-olla see oleneb sellest, me olime 3 päev seal. Et äkki siis ongi. Koha pealt kõik on sularahas. Mitte kuskil ei ole nagu sellist suurt silti cash only või mida iganes see on nagu. Sorry, aga ma ei hakka minema sinna mingisuguse Bosnia valuutaga ja teadmata sellest, et seal võetakse eurosid vastu, okei. Ma tegelikult ei tea ju seda, kas Bosnias võetakse eurosid vastu, pärast tagantjärgi uurides jah, võetakse, aga ma ju ei tea seda. Ja lõpuks on nagu see, et sa käid korra seal vees ära, ongi kõik, terve perega võib seal üpris kallis olla, et kui lähed ikkagi piletid juba peale. Et kui sa kõik kokku lööd, piletid, parkimised, söömised, kui sa sinna pikemalt lähed, siis ta on pigem suht kõrbe ja mulle nagu visuaalselt ma pigem valiks ükskõik millise väikelinna siin rannikul, läheks supleks veits, läheks käiks kuskil söömas ja siin on nagu lihtsalt nii palju valikut. Ja terve Horvaatia rannik on täis selliseid suplemiskohti. Ja Horvaatia puhul mina nagu, kui ma tuleks siia puhkamise mõttes, siis ma ilmselt ei valiks mõnda suurt linna üldse, vaid siin ongi selles mõttes kõik väikelinnad tegelikult on apartmente täis, et kui käia, neil on mingi väga kindel siuke sinine silt, ma vaatasin Serbias olid täpselt samamoodi, nagu siukesed konkreetsed sildid, mis ütlevad, et siin on apartment, kus saab majutada ja igal pool on need. Igal pool on sildid. See on mingi sertifikaadi teema, et siis võid pakkuda teenust. Et nagu vali lihtsalt mingi linn kaardil ja davai sinna. See linn siin, see ei ole odav linn, ehk siis kui sa põhjusega Dubrovnikusse tulla ei taha, siis vali mingi täiesti suvaline Horvaatia linn. Olles ööbinud Makarska oli päris lõbus, mitte selle reisil, eelmisel reisil, siis see oli väga hea koht, kus kohast pidu panna, seal oli mingi koopabaar. Zenži oli täitsa ilus vanalinnaga, veits geto, aga sa täitsa okei. Et see olenebki, mida sa võib-olla otsid, et kui on nagu eesmärk ka mingit suuremat restoranikülastust teha või midagi sellist, et siis pigem suurem linn, kui seda nagu soovi ei ole ja mingid kohvikud, ise söögi tegemised, kõik see pigem on nagu teemas, siis valus kõik milline väiksem linn seal vahel. Et siis ma isegi jätaks need suured võib-olla nagu külastamata. Ja siis põhimõtteliselt eilne päev me tulime siis Mostarist ära, tulime Euroopa Liitu tagasi. Ja piiriületus oli päris põnev, selles mõttes, et kui me minnes Bosniasse, käisime üle piiri siis suht kiiresti. See käis nagu sõrme nipsutades. Ja, et me andsime lihtsalt oma passid, mul on need nagu kättesaadavas kohas, ma andsin mõlemad passid, tegime kiivrid lahti, vaadati üle, skänniti passid ja lasti, tavai minge. Siis tagasi tulles oli selles mõttes põnevam, muidugi teine piiriületus oli ka, et me ei tulnud üle sama piirikoha. Siis esimesest putkast oli suht okei läbi saada, nii-öelda Bosnia poolelt, siis väga mingit nagu probleemi ei olnud, samamoodi käis väga kiirelt. Aga jõudsime, seal oli väga pikk
kahe riigi vaheline ala, siis ütleme nii. Selles mõttes oli ka huvitav, et seal olid majad vahel, inimesed elasid seal. Ja päris palju oli seal neid majapidamisi. Väga palju. Mis ei ole väga tavapärane. Ei, vaata, eestlane on harjunud seda, et sul on üks piiripunkt, siis on võib-olla 100 meetrit on teine piiripunkt. Seal oli, võib-olla see vahemaa ei olnudki nii palju, võib-olla oli pool kilomeetrit, aga seal vahel olid sõna otseses mõttes maja. No see oli nagu täis maju, need olid nagu järjest üks nagu ridaelamud. Nagu linn, kus on üks piiripunkt on ühes linna otsas, teine on teises otsas. Et see on... Ja siis teine piiripunkt venis, väga pikk järjekord oli seal, me ei saanudki alguses täpselt aru, või me ei saa siiamaani täpselt aru, miks see nii palju venis, aga kui me jõudsime lähemale, siis seal oli 2 avatud seda putkat ja ühel oli siis üleval, et sinna nagu muidu oli see automärk, eks me alguses olime selle taga, aga mingi hetk ma siis vaatasin, et see meil oli automärk, seal oli kirjas all passports ehk kõikide passidega ja kodanikud või inimesed ja teine oli siis küll bussimärgiga, aga seal oli siis Euroopa Liidu kodanikud. Mingid riigid olid veel. Ja midagi oli veel, kas oli see Euroopa, mis iganes piirkond ja mingid märgid olid veel ühesõnaga. Ja siis me vaatasime, et sinna nagu keegi ei keeranud väga, mis on arusaadav, sest enamik oli Bosnia numbrimärkidega autod. Ja me läksime sinna, vaatasime ka ees olevad kõik, kes siis autos olid või mootorratta peal olid, tulid ratta pealt maha, kõndisid ise sinna putkasse, võtsid kiivri ära, läksid seal, putkas on sõna otseses mõttes oli mingisugune kaamera, läksid sinna ette, näitasid neile nägu korralikult sinna kaamerasse, ma eeldan, et see on mingi näotuvastuse teema. Ma ei ole kindlalt selles, aga... Ma üpris kindlalt olen, et see tõenäoliselt on niimoodi, et seisa seal ees ja sest üks rattur vaatas nagu väga konkreetselt seda kaamerasse. Seda ma ei näinud, jah. Ühesõnaga, ma lihtsalt andsin samamoodi, tegin kiivri lahti, andsin mõlemad passid. Skänniti, küsiti rattadokumente ka, mida eelnevalt ei küsitud. Need on õnneks Lennartil tavaliselt sabataskus. Võtsin need, andsin ka ära, kontrolliti üle kõik, anti dokument tagasi öeldi, et minge. Et selles oli väga privilegeeritud tunne. Aga sama teema, mis ma kuskil, ma ei tea, kes iganes Eesti asutus praegu just reklaamis ka, et kui lähed reisima ära haigusi too, siis tegelikult seal piiripunktis oli täpselt sama klausel, et kui sisened Euroopa Liitu ära võtta mingi piimatooteid kaasa, lihatooteid ja nii edasi, et ei oleks neid nii-öelda rändavaid haigusi kaasas. No ja taimi ja kõike. Et ma arvan, et see on sellega seoses ikka, et kui on oht või kahtlus, et midagi transporditakse, kas või kogemata, sa ei pruugi teada, et siis kontrollitakse kõik üle. Et meil motokohvritesse ei mahu midagi. Et selle mõttes jah, meid nagu ei kontrollitud selliselt, ma ei kujuta ette muidugi, mis homme selles mõttes saab. Ja homme on lõbus jah, sest kui me tulime nüüd Bosniast, ööbime Dubrovnikus, siis homme lähme uuesti Bosniasse. Et siis võib tekkida, et kahtlus, et miks te nüüd uuesti Bosniasse tuleb. No ja, et juba natukene nagu oli piiripunktis selles mõttes, et me läksime nagu õhtul üle ja hommikul kohe tulime tagasi. Et ma ei kujuta ette, et nüüd paar päeva on nagu möödas, et kuidas homme piiriületus selles mõttes läheb, et me lähme jälle tagasi ja siis, kui me jälle nagu me homme ei ööbi Bosnias, vaid Serbia poolel, et siis, kui me päeva jooksul uuesti kohe välja tuleme riigist, et kas seal tekitab mingeid küsimusi. Iseenesest mul on need meie teekonna pildid ja kõik nagu olemas, et seletada, kuhu me lähme ja nii edasi ja bookingus kõik mingid bookingud olemas, et kui küsitakse, mis oli minu jaoks selles mõttes ka üllatav, et Euroopa Liidus esimesega piiriületus on suhteliselt lihtne, enamikel juhtudel sa sõidad lihtsalt läbi, sa pead dokumenti kandma. Jah, Poola oli see, kus kontrolliti nagu autod ja kõik üle, et selles mõttes ikkagi vaadati, kus sa tuled ja miks sa tuled. Aga et Bosniasse minnes ei olnud mitte ühtegi küsimust. Ma olen Venemaal käinud aastaid tagasi küll. Ja Venemaa on ka muidugi viisariik, on ju, et sul peab olema viisa selleks, et üldse siseneda. Aga seal pidi nagu kõik selles mõttes, me harjutasime koolis enne seda, kuidas üldse neid dokumente täita, sest ne peavad olema kõik kirillitsas, kõik peavad vastama nagu õigesti, sest me olime tol hetkel õpilased, et kuhu me lähme, kes meid vastu võtab, kaua me oleme, miks me oleme, millal me tagasi tuleme ja nagu kontrolliti, et terve buss vastab ühtemoodi. Ja see võttis väga kaua aega nagu piiriületuses, et ma arvasin, et Bosnias nagu vähemalt midagi küsitakse võib-olla, või siis tagasi tulles, nagu mis värk on. Aga veel ei olnud tutitui, ma loodan, et ei tule ka siis, aga eks siis näis, et me nüüd lähme jah, siis... Homme korraks Bosniasse
ja siis Serbiasse. päev lõpeb Serbias, jah. Nii, kas meil on Dubrovniku kohta? Me käisime siin ka mäes üleval ju. Enne kui me maandusime siia. Ma ei mäleta, mis selle mäe ületuse nimi oli. No see ei ole nagu mäeületus. See on põhimõtteliselt meil siit majutuse kõrvalt läheb see cable cart ka. Ehk siis saab selle mis iganes putkaga üles sõita, mis jookseb mööda neid trosse. Ja me läksime mootorrattaga lihtsalt siin üles mööda teed mööda ilmselgelt. Ja vaade... So. Selles mõttes... Ei, nägi linna ja ilus linn, aga ei olnud nagu sellist vaadet ka, mis... Seal üleval, kui keegi nagu Mapsist vaatab, siis selle leiab üles nii, et seal üleval on sõjamuuseum. Ja. Dubrovniku mingi, või no ütleme Horvaatia kodusõjamuuseum. Jah, aga nii palju kui Kelly luges, siis see on natukene selline propagandamuuseum. Hästi ühepoolse vaatega pidi olema, või nagu ma lugesin neid Google review'sid, et siis räägiti sellest väga palju, et see on hästi, ilmselgelt Horvaatia poolse vaatega, aga just selles mõttes ka, et seal ei räägita siis nendest asjadest, mida Horvaatia sõjavägi on teinud nagu mujal maailmas. Ma küll selles mõttes ei uurinud, ma ei ole väga suur nagu ajaloo teadmistega inimene, et kui palju need on nagu selle sõjaga seotud, aga seal review'des just siis toodi välja neid, et kuidas horvaadid on käinud sealsamas Mostaris, kus me olime, hävitanud palju neid pühapaiku ja nagu hästi religiooniga seotud sõda pidanud ja samas ka kõiki neid usupuhastus siis vangilaagritesse viimisi nagu ei ole kajastatud seal sõjamuuseumis ja nii edasi. No kehtib ikkagi see lause, et ajalugu kirjutavad võitjad, ehk siis nad saavadki öelda seda, mida nad nagu tahavad. Ja Horvaatia see kodusõda või mida seal siis nagu kajastatakse, on üsna uus sõda, sest see oli mingisugune 92 aasta äkki, mis seal nagu on fookuses eelkõige. Aga ma sain aru piltidelt relvadest, et seal ikkagi varasemat on ka palju, et mille jaoks see Dubrovniku kindlus on siin ehitatud ja mida siin siis tehtud on ja nagu selline linnamuuseum natukene. Kuigi see linnamuuseum konkreetselt on kuskil siin nurgide vahel. Jaa, me eile kindlasime mööda sealt, jah. Aga seal üleval jah, ja seal on mingi äge rakett. Mis rakett, see oli lennuk? Lennuk, sõjalennuk. Posti otsad pandud. Ja ma sain aru, et see koht iseenesest on siis, sealt tehti esimene väljasõit. Mina ei tea, minu õhurünnaku väljasõit. Radaripunkt on, aga sealt siis alustati. Horvaatia sõjavägi tegi esimest korda õhurünnaku sealt või nad alustasid sealt või tõusid õhku sealt siis ühesõnaga. Ütleme nii, et kui sa tahad seal muuseumis käia, siis jah, me ei hakanud ronima sinna, sest et juba lugedes seda propaganda teemat, siis ei näe vajadust. Ja soeliga. Ühepoolset ajalugu ei taha õppida. Et see ring seal üleval, seal on ühepoolne liiklus, nii-öelda ühesuunaline liiklus, ringi sai tehtud. Ülesse lähevad ka mingi pagiturist, nii-öelda siis need, mitte ATV-d, UTV-d või mis iganes asjad, need käivad ka seal üleval ja siis need vaatasime korra, kiikasin paremale, mõtlesin, kuule, et nad peatuvad seal, kindlasti on hea koht. Pöörasime korra eemale ja sai mootorratast head piltide ajale. Ja selles mõttes sinna lähevad ka need mingid tuk-tukilaadsed ja et tõesõnaga linnas tegelikult leiab mingi transpordi, millega minna sinna. Cable car iseenesest läheb ka, et selle sama cable cariga saab minna üles. Ja seal vist on niimoodi ka, et kui sa lähed üles, sa saad ikkagi seal ringi jalutada, et sulle ajalimiiti vist väga ranget ei ole. Et ma ei mäleta, me käisime poistega üleval, aga ma nagu ei mäleta. No ja, sest kui me eile siin jälgisime, siis üles läksid need cable carid ikkagi nagu täislastis ja alla pigem tulid pooltühjana. Et siis ilmselt on see, et inimesed nagu natuke jalutasid ja siis tulid alla ja tegid seal pilte ja asju. Ja siis seal sai teha mingid õhujalgrattad ja mingid zipline'id ja mingid sükest ekstreemsust ka. Võt, aga täna on väga tore olnud. Nüüd me läheme linna peale. Me läheme linna peale. Lähme natuke kõnnimele ringi. Nüüd on natukene parem olla, kuigi... Vaatame kellele mingi bling-blingi. No vaatame, kus see õnnestub. Aga linnas on ilmselt ikkagi jätkuvalt väga palav. Eile oli väga hull tegelikult. Aga pole midagi teha. Homme saame jälle sõita. Pesumasin on olemas, peseb riided puhtaks, see on suva. Jah.
Ja väga soovitan seda majutust iseenesest, sest et hinna poolest oli ta suht nagu sama, mis olid need kesklinna poolsed, aga kesklinn jääb tegelikult vanalinnast päris kaugele. Ulme, no vaata seda vaadet. Aga ma arvan, et see on meie reiside, nagu motoreiside kõige kallim majutus. Kindlasti jah, 150 € päev ja see on absoluutselt. Pluss parkimine. Ei, see koos parkimisega oli see. Oli jah. Aga samas ikkagi point on see, et 75 € või 150 € ööpäev, no kahele, ei ole kõige soodsam. Aga samas siin on nagu ta on ikkagi korter ja ta on jahutusega. Ja see on keeruline linn, olgem ausad. Et see ei ole suvaline linn, kus sul on parkimismajad, vaid siin on parkimiskohad, on ruutmeeter, maksab palju. No parkimismajad on, aga nad on kesklinna pool, et sa põhimõtteliselt saad sinna ära parkida ja siis mingi bussiga liigelda nagu lähemale. Takso maksab ka päris palju. Ja kui me linna sisse sõitsin, siis ma nägin ka, et parkimismaja oli mingi cheap, hästi soodne, oli 25 € ööpäev. Ehk siis, see nii ongi. See ei ole soodne koht. Just, aga ma ei tea, et ta ilmselt ei ole selline linn, kus me väga palju tuleks tagasi. Kõikides nendes sihtkohtades, kus me oleme käinud. Käime ja vaatame ja lähme edasi. Aga tore on kogeda. Täitsa ilus linn nagu näha. Nii et näeme mingi hetk, ma ei tea, millal. Sest me oleme sel reisil võtnud nende videotega suht vabalt. Ja, ei taha üle tõmmata. Võibolla jõuab see teha homse videoga kohe, aga kui ei jõua, siis ei jõua. Sest et homme ööbime Serbias juba. Jah, jälgige meie Instagrami, seal on kõige uuem informatsioon ja Facebooki tulevad postitused ka iga päev. Siiamaani olen vähemalt teinud postituse. Nii et näeme. Näeme, tšau! I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this loving, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through.
Yo, listen, oi. Run that again, I'm shelling them. Flow galactic, cool man Bellingham. Man, I got love in Krakow and Birmingham. The gal love me, but I keep hurting them. I'm a twat, got the chat. Bit of this and bit of that. I'll run up in your yard with the Polish lads. By the time we're done, it won't be your flat, like flat. Tire, jet, flyer. Man marking a tart in a raid Maguire. Hardest skis in the game, Dan Dyer. I got loads of heat like a shit hairdryer. And again, I'm a big game player. Fly your sister out to Marbella. Treat her nice to a vampire and a Chardonnay and a pack of Stella. We make it bang like shotgun. Bottles on tap, let me pop one. We make it bang like shotgun. And if you want lyrics, I got some. We make it bang like shotgun. Bottles on tap, let me pop one. We make it bang like shotgun. And if you want lyrics, I got some. We make it bang like shotgun. Best dressed in a rave like got one. Nah, I ain't got a wife, but I want one. Pink sweets and a dance might pop one. Aye, this one loud is kicking. That one's fine like parking tickets. Chatter up like what's your digits? Off the goose, forgot my lyrics. Getting silly at the function. 2 pints of beer and my brain can't function. Drive fast, don't stop at the junction. It's P, I don't need introduction. Yo, they already know what I'm on. Won't slow down, but I just